oled avanud oma mailboxi ja vaatad läbi uusi kirju, kui järsku jääb silma midagi põnevat. Keegi välismaise nimega inimene on just sind välja valinud, kellele kanda miljoneid eurosid. Ainus, mida ta vajab, on sinu isiklikud andmed. Mõte hakkab mängima. Mida kõike selle rahaga teha saaks? Kuid hetk hiljem tekib kõhklus. Midagi ei tundu õige. Sinu analüütiline meel lülitub tööle ja enese teadmata hakkad kasutama kriitilise mõtlemise elemente. See oskus võib päästa sind nii pettusest kui ka paljudest teistest halbadest otsustest. Kuidas kriitiline mõtlemine töötab? Vaatame sama kirja läbi kriitilise mõtlemise põhiliste sammude. Number 1. Konteksti analüüs. Kas see kiri sobitub sinu tavapärasesse ellu? Miks just sina oleksid valitud? Kas see tuli ootamatult või on seotud mõne varasema tegevusega? Number 2. Allika usaldusväärsus. Kas saatja nimi ja e-posti aadress tunduvad ehtsad? Kuidas see on kirjutatud? Kas professionaalselt või pigem kohmakalt ja masintõlkes? Number 3. Tõendite otsimine. Kas väidet toetavad faktid või on tegu pelgalt sõnadega? Kas on olemas mingisuguseid sõltumatud tõendeid? Number 4. Motiivide analüüs. Miks ta vajab sinu andmeid? Mida tema sellest saab? Kas siin on potentsiaali, et sind ära kasutatakse? Number 5. Tagajärgede kaalumine. Mis juhtub, kui annad oma andmed? Kas kahjurisk kaalub üles väidetava kasu? Ja number 6. Alternatiivide otsimine. Kas saad infot kontrollida, otsida internetist või küsida nõu usaldusväärselt allikalt? Kriitiline mõtlemine ei tähenda skeptitsismi kõige suhtes, vaid teadlikku ja loogilist analüüsi, enne kui otsustad. See on oskus, mis kaitseb sind nii petuskeemide kui ka halbade otsuste eest, aitab teha paremaid valikuid ja suurendab sinu usaldusväärsust teiste silmis. Siin on 9 viisi kriitilise mõtlemise arendamiseks igapäevaelus. Number 1. Küsi miks ja kuidas küsimusi. Uuri esitatud väidete taga olevat loogikat. Number 2. Kontrolli allikaid. Enne kui usud mingisugust väidet, uuri, kes väite esitas ja kas ta on usaldusväärne. Number 3. Kaalu alternatiive. Küsi, kas argumendile võib olla teisi selgitusi või põhjuseid. Number 4. Võtta aega otsustamiseks. Väldi impulsiivseid otsuseid, eriti suurte otsuste puhul. Number 5. Hinda argumente. Vaata, kas väited põhinevad faktidel või emotsioonidel. Number 6. Süvene numbritesse. Küsi, mida statistika tegelikult näitab ja mis on selle kontekst. Number 7. Kasuta kriitilist mõtlemist ka argistes olukordades. Kui pakkumine tundub liiga hea, et olla tõsi, siis tõenäoliselt nii see ongi. Number 8. Arvesta tagajärgi. Mõtle, mis võib juhtuda, kui sinu tehtud otsus osutub valeks. Ja viimaseks, pane oma eelarvamused proovile. Loe ja kuula ka vastupidiseid seisukohti, et oma vaadet tasakaalustada. Kui nüüd peaks selguma, et miski, mida uskusid tõene olevat, osutub valeks, kas suudad uut seisukohta vastu võtta?